tere tulemast tagasi Akselarista kanalile. Teate tuttavat tunnet, kus kell on 21:45 ja te olete poes ja te teate, et varsti enam ei müüda head asja ja te panete korvi kuhjaga täis. Seda on teinud ka meie tänane autotootja, kes on lubanud 2025. aastaks minna täiselektriliseks. Nüüd on hetk, mil saab panna veel bensiiniautodesse nii palju, kui neil on võimalik panna, üle kuhjata selle varustusega, jõuga, kõigega. Ja siin ta on, tänane peategelane, Jaguar F-Pace SVR. Autol on siis 5-liitrine V8 mootor, lisaõhku annab siis huvikompressor, mis toodab umbes siis 405 kilovatti. Sellega võrreldes, et auto kaalub 2,2 tonni, liigub ta ikka päris hästi. Auto on ikka väga kiire. 100-ni võiks minna auto siis 4 sekundiga. Tunne on, just kui oleks väikses sportautos. Kütuse kuluga on natuke jamasti selles suhtes, et autotootja ise ütleb, et võtab kuskil 12 liitrit 100-le. Ütleme, reaalsuses võib-olla saab 13 kätte midagi, aga ütleme, igapäevaselt arvatavasti tuleb keskmine kuskil 16. Kuna auto liigub ikkagi päris hästi, siis raske on mitte kiiresti sõita. Sellel autol on siis olemas 4 sõidumoodi, selleks on Eco, Comfort, Sport loomulikult ja siis on ADSR, mis on siis mõeldud keerulistamaks ilmastikuoludeks, selleks on siis vihm, lumi, jää, mis iganes. Siis selle käigus ta muudab seda jagatust, mis läheb ette ja mis läheb taha, mis jõud. Ja ta ühtlasi ka otsustab ise vastavalt libedusele ka käikude vahetamist väga osavalt. Ehk siis sa oled tee peal paremini, mis on väga kasulik Eesti ilmastikuoludes, sellepärast, et meil on täna, meil on lumi, mis sulab, tuleb jää. Ilmastikuolud muutuvad 24 tunniselt väga palju ja see mood aitab väga hästi pisut teha. Auto puhul, mis on kõrge hinnaklassiga, me ei hakka enam rääkima asjadest, mis siin on, sest siin on niikuinii kõik olemas. Siin on absoluutselt kõik, mida sa ootad ühelt autot olemas. Ja nüüd me peame rääkima, millised need on. Me räägime ekraanist, see on väga mugav kasutada. See on kumer ekraan, väga kvaliteetne. Läbi praegu päevase sõidu me oleme tajunud, et Apple CarPlay, mis on läbi õhu toimub, on ta olnud aeglase tajumisega. Ehk siis mingisugused asjad ei avane. Waze näiteks ei ava iga kord ja see on pigem seotud siis sellega, et see süsteemi ühenda nii hästi telefoniga. Ma arvan, et see võib olla praegune viga, mida nad peavad parandama. Kuigi jällegi on tarkvara viga. Istmed on väga mugavad, need on küllalt sportlikud istmed, kui sa kiirendad, sa tunned ennast turvaliselt siin, need on tugevad ja hoiavad siin sees. Sul on võimalik ennast sinna mõnusalt sinna sisse poetada. Rool on väga mugav, väga kergelt liikuv, lapatsid on taga, siin ei ole mitte mingit asja, mis on tegelikult ebamugav, kus sa tunned, et siin midagi see kliperdab. Nüüdseks ma olen siis sõitnud selle autoga pea päeva. Sõidukogemus on olnud üllatavalt positiivne. Siinkohal me saame tõesti rääkida paljuski emotsioonist. Emotsiooni see auto pakub. Ta pakub väga mõnusat edasiminekut, mis on lausa nii, et sul pigem on tunne, et ta tahab kogu aeg edasi minna, aga sa ei saa ja liikluspiirangud selleks keelavad. Ja väga õigesti teevad sellepärast, et selle auto edasiminek on nii kiire, et sa ei jõua pilgutadagi, kui sa oled juba 50 juures, nii et see on väga ohtlik masin linnas noorele poisile, kes vajutab pedaali põhja. Mine perse!